tulemast Jõgevale. Siin toimumas siis Jõgeva linnapäevad ja rahvast on tulnud vaatama nii siis linnapäevadele kui ka siis rammunaisi ja rammumehi ja tegemist siis Eviko rammunaiste ja rammumeeste teise etapiga. Toimus siis 25. mail ja kohale oli tulnud meil siis 9 naist. Üle Eesti. Seda on hea tõdeda, et naiste sees on see spordiala maru populaarseks muutunud. No, esimesel etapil oli siis ka 9 naist ja mehi kõigest 7, nii et täna siis ka jällegi naised hoiavad latti kõrgel ja 9 naist on võistlustules. Ja esimene ala kohe selline põnev, kus väikest mikrobussi veavad siis naised. No mis ta nüüd nii väike on, aga ilma abikõieta ja vedada siis Toyota bussi ja esimesena alustas siis Viivi Järve. Ütleme nii, et iga päev sellist pilti ei näe, kuidas naised jooksevad väike buss selja taga rakmetega. Päris hästi jooksid. Ja päris hästi jooksid, jah. Ja taustaks on näha ka siis suurt rekat, mis on siis mehi ootamas. Nii, Mairi siis Jõgeva oma võistleja kohe kätega annab hoogu nagu jooksekski niimoodi. Ja, aga väga hästi targalt teeb, sellepärast, et küll natukene võiks olla rohkem kaldu ettepoole, aga igal juhul saab hea hoo sisse. Nii, kas tuleb hea aega? Liiga palju võib-olla hüppas, et läks nagu jõud ei läinud nagu sisse alati. Aga Viivi Järve on teinud esimesena tulevuseks siis 23.72 ja Mairi on siis läheb praegu tema taha 24.31-ga. No nii, ka Jõgeva Maaneiu Anneli Plado siis natuke liiga püstine on ja pisut püsti jah, et tema on võistlenud siis Palamusel eelmine aasta seal harrastajate võistlusel ja on ka väike pisikika sees ja tegelikult väga julge ettevõtmine tulla ka siia Evikosarja võistlema. Et igati tubli tulemus ka Anneli poolt 24.88. Kõik on nagu 1 sekundi sees. Väga võrdselt naised on seda võistlusel alustanud, jah. Kui on nii kiire see ala, siis on see start saab nagu määravaks, kui kiiresti stardis minema saad. Ja praegu siis me näeme siin Maria tanksaapaid suures kaadris. Algus oli väga rahulik, aga lõpus kerib hoo üles ja hoiab käsi ees, et juhul kui peaks kõhuli kukkuma. No, eks võib-olla mõte selles, et tasakaal oleks võimalikult eespoole, aitab tal hoida seda keha ettepoole kaldu. Ja tuleb sama aja sisse, 24.73. Et uskumatult tihedalt on läheb Anneli ette muidugi. Aga Mairi aega ei löö. Jah, et esimesel etapil rääkisime, kus mehed sööid seal rekaga hädas, et oli see pinnas on hästi oluline, kus kohas siis kui ta pidi seda autot või masinat veetakse, et kas on silepinnas või natukene vastu mäge, et no, siis siin on ka muidugi vihmasadand ja pinnas on libe tegelikult. Pinnas on libe ja võib ka kõhuli kukkuda, et sellepärast natuke ettevaatlikult siin Eerika praegu lähebki. Ja naistel abiköit ees ei ole, et kuna see algus ütleme nii, et iga päev just naised seda autot ei vea ja korraldajad siis panid selle ilma abiköieta naistele ja algus oli pisut natukene kallaku peal, et saaks naised hoo sisse. Ja näha oli kohe, et asfalt on libe, et siis natukene kallaku peal oli see algus, et naised saavad hoo sisse ja siis juba sõltub kõik jala jõust, et tegelikult kõigis 20 meetrit on vaja vedada. Marianna ilusti läheb, järjest võtab hoogu juurde ja väike komistamine oli. Jah, et oluline on see, et köis oleks kogu pingul, et siis on see vedu taga. Tuli 24.03, praegu Viivi aega ei löönud, aga läheb teiseks. Ja Viivi on praegu ikkagi väga võimsalt alustanud, et 23.72, et ükski naine pole alla 24 sekundi peal suutnud praegu siis seda bussi vedada, kõige lähedamale Marianna, jah, 24.03 ajaga. Nii ilus stardi asend oli, siuke hästi maad ligi. Aga vist kõige kergem võistleja meil siin, Marika. Jah, et kõige pisem, visuaalselt ka näha, kõige pisem kindlasti ja väga kiiresti tipib ja Marika on tõesti kiire, et nagu sprinter paneb praegu. Nii, tema aeg siis tuleb 24.46. Marianna aega ei löönud.
liigume siit edasi siis järgmise ala juurde, milleks on siis rehvi kantimine ja rehviks on siis 120-kilone traktori rehv. Jah, et kui esimesel etapil oli siis 4+4 kordust, 8 kordust vaja kantida, siis täna teisel etapil naised on juba esimene suur pingutus on tehtud ja teisel etapil natukene raskem, siis on 10 kordust vaja naistel kokku seda rehvi kantida. Esimeses paaris siis Katrina Kaska ja Kaire Elias. Kaire on siis saanud ühe tõste võrra ette. Jah. Ja praegu siis suhteliselt võrdse tempoga ikkagi, et ei lähe Kaire eest ära ja juba Katrina ka väga palju lähemale. Nüüd on jõudnud järgi ja... Nii, nüüd on... Kaire lõpetas ikkagi üks tõste varem. Nii, Kaire siis 39-38 ja Katrina 43-25, siis on siis orientiirid teistele ette tehtud. Jah, täpselt, et alla 40 sekundi pead vähemalt kantima seda rehvi 10 kordust, kui tahad seda selles alas liidriks praegu minna siis ja Anneli ja Maria on siis praegu siin võistlemas ja Maria on pisut eest ära läinud. Alustab juba siis tagasi kantimist, et jah, ühe kordusega. Mitte väga palju, et piisab ühest, kuna on tegemist vihmasilmaga ja piisab üks väike libisemine ja jõuabki juba järgi. Muster on ka natu kulunud, ega seal mustrist väga lihtne kinni võtta ei ole. Igal juhul Maria oma soorituse lõpetab. 34-65 siis temal kirjas ja hetkel läheb liidriks. Jah, see on korralik tulemus ja Anneli saab kirja 45-41. No nii, Marika siis... Väga võrdselt läksid, kaks esimest. Jah, alguseks väga võrdselt, et Marika Silm siis, kes esimesel etapil Elvas, esimesel võistlusel üldse elu jooksul sai kohe sellel ala võidu. Aga siis Mairi kosus ja tuli järgi. Praegu on väga hästi Mairi võistlemas. Mairi jäi korraks seal ootama. Kui Marika on väga hea rehvikantja, nagu esimesel etapil nägime ja praegu kodupubliku ees Mairi ja just rääkisin, et kui libiseb käest ära, on võimalik minna ette ja praegu siin Mairi on väga head sooritust tegemas. Raabas elab kaasa, kas tuleb ära? Ja tuli napilt Mairile võit. Väga võrdselt see rehv maha kukkus, et nii, järgmine paar siis Marianna ja Viivi siis eelmise ala siis kaks parimat. Marianna praegu siis paneb siin kohe hoo peale, et Mariannat kindlasti jäi kripeldama see, et esimesel etapil Elvas võrdsete punktidega pidi siis teise kohaga leppima, et tahaks kindlasti siit võtta ju etapi võidu ja loomulikult, kui Marianna valitseb absoluutne Eesti meister jõutõstmises, kui rammunaiste võitja, kui sarjavõit eelmisel aastal, no eks ta tuleb ikkagi püüdma seda kirkamat ka sel aastal. Nii, Viivi võtab nagu rahulikus tempos, ei saa käsi kuidagi alla ja ei hakka väga riskima siin. No nii, viimane läks küll vihaga emotsioonile. Vihaga lõi veel kummi maha. Liigume siis järgmise ala juurde, milleks on siis timberi raami kandmine, see on siis nagu kohvrid oleks, aga on omavahel kohvrid kinni pandud ja raskuseks 110 kilo. Jah, kui Elvas esimesel etapil olid kohvrid 110 kilogrammi, siis täna siin Jõgeval on selleks raam. No seal väike erinevus on, et raam on mõnes mõttes stabiilsem, küll aga see haare on natukene laiem ja ebamugav on võib-olla jälle tõusta pisut, kui ütleme sealt maast paned see raami maha paned ja siis ka ehk natuke pisut rohkem trapetsi peale see raskus hakkab sellise haarmine. No, teistpidi jälle kohvrid hakkavad sul laperdama käes ja lähevad risti ja raami käe ühtpidi ongi lihtsam, et nagu just mainisin, kuna kohvrid on käes, me Elva etapil nägime, kus nii mõnegi naisel see tasakaalu kaotus tekkis. Aga praegu siis Eerika Ristisaar tegi oma soorituse ära, sai tulemuseks 34.01, 40 meetrit vaja joosta ja Anneli Plaado siis kodupubliku ees väga hästi läheb. Väga hea hooga
kergel sammul, et tema jaoks usku võiks olla see raskus veelgi suurem ja 21.87 ja Katrina siis jääb 6 sekundit maha, et 27.04 tema tulemus. Ja nii, järgmises paaris siis Viivi Järve ja Kaire Elias. Ja panevad ka mõlemad naised siin tempo peale, et midagi väga võrdselt lähevad. Nii, kes siis paremini ümber suudab pöörata? No Kaire sai pisut ettepoole ja no Viivi täna alustas ju väga hästi, et kohe esimesel alal alavõit ja naiste võistlused on olnud iga kord ja mitu aastat juba väga põnevad, et kord on üks naine teine, siis on ta neljas, siis jälle kolmas, et tohutult tasavägine ja seda on põnev jälgida. Nii, Mairi ja Marika siis eelmisel alal siis Mairi võttis fotofinišiga napi võidu. Nii ja praegu siis jälle omavahel duellis. Marika nüüd on siin saanud selgema edu ja on üle lõpujoone ajaga 16.54. Mairi ei jää sugugi maha, et 19.06. Väga tugev tulemus. Hetkel läheb teiseks. Jah, väga tugev tulemus mõlemalt võistlejalt. Siis eelmise ala parimad siis Marianna ja Maria. No nii. Mõlemad Tartu sportlased. Ai, praegu väike tasakaaluvahutus siin Marial tekkis ja Marianna sai väikse edu, et ja ei midagi tagasi Marianna ei hoia ka, et mõlemad panid hooga. Ja Marianna aeg lausa nii hea nagu 15.68 ja Maria siis 2 sajandikuga, kõigest 2 sajandikuga jääb Maria Marikale alla. Väga võrdsed naised, et 110 kilogrammi, 40 meetrit ja 1 sekundi sees mitmed naised. Nüüd siis raskuse hoidmine külgedel. Risti hoida. Et selline kannatamisala jälle, et 5-kilogrammised kettad käes, et iseenesest kui võtad sõrme otsa selle 5 kilogrammi ketta ei tundugi ju raske, et aga kui pead panema sinna sirge käe välja sirutama ja sirge käel hoidma seda, ega siis 10, 15, 20 sekundit ja juba hakkab väike värin tekkima ja ei olegi nii lihtne, et selline staatiline pinge on sees kehas ja paras kannatamisala, aga no Eesti naine on visa, on ju? On küll visa, jah, aga Katrina siis praegu 38-17. Katrina visadus lõppes 38 sekundil. Jah, aga kodupubliku ees Anneli ei saa ju kuidagi veel lõpetada. Väga hästi Anneli praegu ja nüüd parem käsi vajus natuke ennem ära, aga 56-99, nii et tegelikult viskas, kui nii öelda, viskas kinda õhku teistele, et korralik tulemus. Tõenäoliselt seda ala tahad võita, siis peab minuti järgi täis hoidma. Jah, et tegelikult üldse hoidmiste puhul ongi minut juba väga hea näitaja, et mis tegelikult võib... Staatilist hoidmist enam rohkem väga ei kannatagi. Jah, iga sekund läheb juba väga raskeks. Võib ka isegi täitsa ilma raskuseda hoida ja minut on juba päris ebameeldiv. Absoluutselt. No, kes tahab teada, kuidas staatiline pinge mõjub, et minnes võtma siis kardina puu küljest lahti, et hoida käsi kogu aeg üleval, et ei ole väga lõbus, et nii suuredki mehed siin, tugevad mehed, et kes muidu seal 150-160 kilogrammi võib-olla siin kangi suruvad, siis kardina puu juures minut aega pusivad ja otsaesine on märg, et täpselt nii. Aga praegu siis Kaire ja Viivi siin võitlemas meie jutu taustaks ja aeg jookseb. 56 on siis Annelile ette antud. No nii, Kaire pani mõni sekund varem maha, 53-18 ja nende jaoks need viimased sekundid väga venisid, aga Viivi teeb ajaks 1.00.71. Ütleme nii, et see on jälle korralik sooritus Viivi poolt, et väga tõenäoliselt esikolmiku koht selles alas jälle. Natuke huvitavalt Mairil käed küünarliigesest sirutavad üle. Nagu lukus on, et sealt ei annagi alla kukkuda, niisugune tunne tekib. Jah, et kas see muidugi omakorda valu ei tekita jälle seal küünarliigeses, et see on nüüd teine asi, aga jah, et küünarliigest naiste puhul seda märgata, nagu oleks liigesest väljas. Kannatamise ala ongi, siis tekib küsimus, kaua kannatad. Jah.
no nii, et Mairi on siis kodupubliku ees ja tema jaoks kõik punktid väga olulised. Ja hoidmise alal kindlasti see superpublik on nii kõvasti toeks, et natuke valus vaadata seda praegu siit seda. Aga mis nüüd? Maria siiamaani väga hästi võistelnud ja annab praegu 46 sekundi peal alla, jah. Annab alla või noh, ütleme siis vaevalt alla andis, lihtsalt ei jõudnud, et nagu liigesest oleks praegu Mairil käh väljas. Mairi teab aega, et on vaja minut vähemalt hoida. Super hästi kannatab. Ja tuli minut ära, aga Viivi aeg on 1:00:71. Ai, 40 ikku kõigest. Ja Mairile 1:00:37. Ai, no oleks olnud vaja see 400, no ei suutnud kauem, et see üks punkt kindlasti oleks ju ääretult oluline ja väga kasulik on praegu siin. Kummikantimises tuli kolmandaks. Jah, et no midagi ei ole teha, et eks need pärast saab analüüsida, et kuhu need sekundi sajandikud võisid minna. Igal alal sajandiku kaotad või võidad, siis ja praegu siis Marika ja Marianna siis siiamaani peale 3 ala 2 tugevamat võistlejat on võistlustules ja nii, Marika hoiab hästi ilusti, käed on sirged. Marianna jaoks ei ole see hoidmine. Probleem, tal on see õlgonna parema käega probleem. Ja kisub see käsi mugu kõveraks ja juba läks aeg kinni, sest ja tal on õlega probleeme olnud ja tegelikult see hoidmine ei sobi Mariannale hästi, et ja kusjuures nüüd Marika ka, et Marianna õnneks praegu Marika ka Marianna tõmbas Marikal moti maha ja vaatas, et juba lõppes. Et arvas ka, et äkki lõpetaks ära, et igal juhul siis Viivi esikoht siis. Ja Viivi võtab juba teise ala võidu praegu siit. Janna jah, nüüd andis päris mitu punkti ära sellega. Teeb jälle asja põnevamaks, ütleme nii. Ja see on siis viimane ala on nii-öelda meremehe kõnd, meremehe raam, raskuseks 130 kilo. Ja esimeses paaris siis Anneli läheb päris ilusti. Ja Katrina Kaska on siis Pärnumaa esindaja. Aga 130 kilogrammi, kui naised siis eelmisel hooajal kõndisid, kui ma ei eksi, äkki oli 120 maksimum, aga 110-120 kilogrammi meremehe raamiga. Tõenäoliselt esmakordselt nii kumbki võistleja hoiab sellist raskust endal õlgadel. Absoluutselt, see on nende jaoks mõlemal täiesti uus ala, 130 kilogrammi ja 40 meetrit. Ja 40 meetrit on, kui oli, praegu Anneli siin juba lohistab, et võistlejad ei ole siis osanud hinnata seda raami kõrgust, et see on nagu siuke tüüpiline ja tavaline viga, et mida tegelikult väga nagu võistlejale ei saa päris ette heita, kes pole varem võistlenud, et kui nad proovivad seda raami kõrgust, et ehk siis on reguleeritav kõrgus, nagu näha, et on raami sees augud, siis kui nad tõstavad selle raskuse stardis üles, proovivad selle augu kõrgus enda jaoks parajaks teha, aga kui tõstma hakkavad ja kõndima, siis selle raskusega ikkagi võistlejad tegelikult natukene allapoole vajuvad ja ühe augu võrra peaks olema see raam allpool. Katrinal läks mõni meeter jäi puudu, et kontrolli sisse mahtud, jah. No nii, aga mis nüüd praegu siis? Viivi ja Mairi siis võitlevad oma vahel. Pani siukse tempo peale, et jalad läksid risti ainult. Hoog oli maru hea ja Viivi läheb tasa ja targu lihtsalt poole peale kohe välja. Nii, aga tagasi tulevad võrdsed jälle. Jälle läheb Mairi ees. Jälle läheb Mairi ees ja paneb jälle maha ja nüüd läheb jälle Viivi ette. No väga põnev on igal juhul vaadata, et kuidas millist taktikat erinevad kasutavad. Et Mairi jookseb kiiremini. Viivi rahulikumalt, kuid maha kordagi ei pane, nii et igal juhul tundub, et Mairi läks praegu panema siin hambad ristis, et tahtis võtta siit oma. Nii, viimane paar, siis Marianna ja Marika. No siin ilmselt on ka oodata väga võrdseid heitlus. Ja väga fotofinišisse läheb. No nii, Marianna korraks liiga vara pani selle maha, läks kavaldava ilmselt, et lohiseb äkki joone peale, kuid siiski mitte. Ja kes nüüd eespool on, oleks vaja hädasti kaotada. Pool sammu on vist Marika ees. No niimoodi ja Mariannal enne lõppu jälle tasakaalu kaotus ja Marika
saab siit digialavõidu kirja, et 17.79 ja 18.47 igal juhul väga võrdselt mõlemad võistlejad tegid ja see muidugi tähendab seda, et esikoht läheb vaid ühe punktiga Marianna Bogdanovale. Et teine etapi võit, kus Marianna siis jäi esimesel etapil võrdse punktiga teiseks, siis siit saab etapi võidu kätte ja Marika, kes oli Elvas kolmas, on siin hõbemedali positsioonil ja kodupubliku rõõmuks siis kohalik võistleja Mairi Mitt pronksmedalil. Jätkame siis 9 vägilasega ja kokku siis Eviko rammumeeste sarja teisel etapil, mis kannab pealkirja Jõgeva jõmm, on 9 võistlejat ja on samamoodi rõõm tõdeda, et ka meeste arvestuses on Jõgeva kohalik oma mees võistlustules. Publikul kohe hea kaasa elada. Ja hea meel on ka see, et on 2 meest juurde tulnud. Et Elvas oli 7 võistlejat, mehi siis täna võistlustules 9. Esimene ala on siis nii nagu naistel oli auto vedamine, siis meestel on lihtsalt natuke suurem see auto. Jah, siuke uhke süsimust kuldsete tähtedega Scania masin seal meestel vedada on ja siuke 10 tonni circa 10 tonni on kaalu. Ja seekord on natuke mäest alla start, et abiköite meestele ette ei anta. Ja auto liigub päris ilusasti. Ja siin siis kindlasti see kehamass stardis annab eelise, kui abiköit ees ei ole. Ja loomulikult Matjas on meil siis ikkagi jätkuvalt üks kergemaid võistlejaid. Esimesel etapil oli tal kaal 107, siis nüüd on 104 alles jäänud. 3 kilo on vahepeal kadunud. Nii, Läti mees siis Jaanis Kruumins. Ja Matjas saab 35 sekundit, 51 natukene sajandike peale, siis on piir teistele meestele paika pantud ja Jaanis Kruumins, kellel on mass rohkem, siis temal samm on päris hea ja tihe praegu ja kohe saame teada, kas kasutab ka oma selle kehamassi eelise ära Karvuhääle ka. Ja kas saab siit parema tulemuse. Natuke finišis oleks pidanud varem hüppama võib-olla maha ja käega puutuma, nagu põlvega tegi finiš. Jah, et 30-67 on tulemus, võib-olla isegi oleks saanud alla 30 sekundi. Nii, aga siis noorle 21-aastane Läti vägilane, kes juba paar aastat on Eestis võistlemas ka käinud, et 19 aastaselt esimest korda siis nii-öelda Eesti maapinda võistlustules. Richard Pusinskis oma jalaga puudutas ja täna siis Jõgeval mees ka 1,96 m pikk, 120 kilogrammi, nii et pikkust mehel on ja mõni aasta veel. Jaanisega umbes samas tempos hetkel. Jah, mõni aasta veel ja kaalu kindlasti juures, et igal juhul noor Läti vägilane teeb aja 31.46. Ahto Milderi aeg 32.62, siis Tiit Kallavus 32.05 suudab mõne kümnendiku kiiremini teha. Taavi Toom teeb ajaks siis esimesena alla 30 sekundi tulemuse 29.68. Nüüd on siis stardis siis Ervin Toots. Esimese etapi võitja Eviko sarjas. Start on väga ilus, madal. Näha siis jalg on kohe väga hästi töötab ja läheb jõud kõik sisse ilusti sinna. Kasutab ka mägironijate saapaid. Ja siin parem haakumine. No parem aastat tagasi siin mehed võistlesid, siis pandi matkasaapad või ütleme siis sõjaväelaste kirsad jalga, et oleks parem. Siis täna on mindud jah mägironijate susside peale.
et on maru hea haakus asfalti peal. Väga hea finiš oli. Ja hea oli vaadata, kuidas kui Ahto Milder siis Elvas esimesel etapil abikõiega väga hästi vedas, siis praegu oli vaadata, kuidas Ervin Toots liikus siin ilma abikõieta, et see iga liigutus, mis ta tegi, see jõud läks maksimaalselt sinna rekka vedamisse sisse. Ja aeg oli ka 26.70. Nii et mis kajastub ka ajas loomulikult, et siin ei ole küsimustki. Mass pluss jõud, saamegi parima tulemuse. Jah, Tanel Kuusemaa mees, kes siis ka seal Järamaalt ja Aravete meestega koos treenib. See on väga ilusa tehnikaga, siis on Ahto käest õppinud. Ahto käest õppinud ja Taavi Toom käib seal harjutamas ja üks Eesti kõvemaid mehi Marko Remlik Aravete jõujaamas seal treenimas ja eks tema oma kogemusi ka jagamas on. Taneliga kaalu kõigest 108 kilo, aga ütleksin, et väga ilus hästi liikus. No eks ta siis on seal Aravete jõujaama meestelt õppinud. Nii, ja tema ajaks siis 29.84, mis läheb hetkel kolmandaks. Jah, et esikolmiku tulemus väga hea. Nii, Tartu mees Kaido Kuusik siis, kes on nagu... Loosi õnn on naeratanud, on siis saanud näha ära, kuidas siis peamised vead, mis mehed on teinud ennem, et ise mitte eksida ja kummivalik või öelda ketsivalik on nagu vilets natuke, et jalg annab nagu järgi ja no Kaido Kuusik on siin ka ju Ameerika jalgpalli mänginud, et peaks olema süke hea harjutus nendele ja peaks sobima see ja siiamaani on Kaidot päris hästi neid alasid teinud ka. edasi järgmisel ala juurde, rehvi kantimine. Ja see klassikaline Veneime rehv. Veneime rehv, jah. 300 kilo ja seda on siis esimeses paaris siis Ahto Milder ja Kallavus. Ahto läheb ilusti. On juba julgelt ette läinud, liigseid liigutusi ei tee, aga kuidagi puhkab pikalt. No jah, nii kui laseb rahulikult kummil kukkuda ja kiiret ei ole. No jah, et rääkisime ka esimesel etapil, kui Elvas mehed rehvi kantisid, et kuidas Mihkel Raadik seda sooritust tegi, et oli kogu aeg kontaktis selle rehviga, siis praegu siin ka näeme, et kuidas Ahto laseb selle rehvi maha kukkuda, siis korraks ootab ja siis läheb uuesti võtma. Aga tõstis ilusti. Aga tõstis ilusti, jah. No, see väsitav oli see. 49-42 siis Ahto tulemus ja tegelikult ju iseenesest on loogiline see, et mida kiiremini sa selle ära teed, seda lihtsam on ju. Rutem saab puhkama. Rutem saab puhkama, no siin on näha ka aeglubis, kuidas rehvi sees tuleb varakevadel eelmise aasta lehti. Läks kergemaks. Läks kergemaks, et aga nüüd siis võistlus tules Taavi Toom ja Ervin Toots. Taavi Toom ja Ervin Toots, mehed, kes siis esimeselt võistlusalalt esimese teise tulemuse reka vedamisega hetkel on siis Taavi natukene pool tõstet ette rebib. Ja ongi läinud Taavi ette. Väga hea, siin peab nüüd Ervin võtma põlved kõhu alt välja, kui tahab järgi jõuda. Et väga võrdsed mehed tulevad. Nii, kas tuleb jälle fotofiniš, et kellel ennem rehv maha kukub? No 300-kilone rehv, 10 kordust mehed kandivad ja ikka nii võrdselt, no Taavi natukene võitis. No väga põnev võistlus on siin Jõgeva linnas toimumas ja viimase paari siis Tanel Kuusemaa ja Kaido Kuusik ka lähevad väga võrdselt. Ja samamoodi on nüüd pool tõstet läinud Tanel ette. No igal juhul alla 50 sekundi aeg on päris hea ja kui alla 40 sekundi teha, siis on juba aeg juba ülikõva, ütleme nii. Taavi Toom siis 42.52 ja Ervin Toots 43.00 ajaks. Neid aegu muidugi siit ei tule, aga tundub, et päris hea tempoga siiski ja Tanel Kuusemaa 44.38.
mis läheb kolmandaks. Ja Kaido Kuusiku tulemus siis 52-74. Nii, järgmise aja juures siis ka see Timberi raam meestel, milleks on siis raskuseks 270 kilo. No jah, et see on päris korralik raskus ühe käe otsa, 135 kilogrammi ühe käe otsas ja on vaja siis käia ära 20 + 20 meetrit. Alustatakse siis selle raamiga joone tagant ja siis 20 meetri peale esimene serv peale ja siis uuesti tagasi tulles peab olema raam jälle üle joone. Tiidu võtab praegu siin, võtab natukene kõikuma ja ühe külje ette täitsa. Eks seda ala mitut moodi ka saab soorita, et täna siis on joone peale ja uuesti joone pealt tagasi, teinekord siis tehakse pöördega ja see pöördega koht siis on üheks oluliseks määravaks kohaks ja nii mõnigi mees sinna pöördesse oma need kallid sekundid kaotab. Kuna oli ka 9 võistlejat, siis pidi seda tegema üksinda ja üksinda seda eriti raske teha. No jah, et ei ole kõrvalmeest motiveerimas, muidugi kui kõrvalmees väga kiiresti jookseb, on jälle teistpidi tõmbab masti maha, nagu öeldakse. Lootusetu. Lootusetu. No nii. Siin on suht võrdsed lähevad ja praegu siis kohalik Jõgeva mees on läinud lätlase Ryszard Pusinski ees juhtima ja Mattias läheb väga hästi. Suurepärane sooritus Jõgeva mehe poolt praegu. Kodupublik nagu aitab. No kindlasti koduseinad aitavad ja väga hea aeg tuleb. Mattiase tulemus 24-95, et hetkel liider. See on ikka väga korralik tulemus ja, et kui Tiit siin minuti ringi kõndis. Nii. Kaido Kuusik ja Ahto Milder. Jah, Kaido sai stardis, tõusis kohe kiiremini, et Ahto rahulikult ei kiirustanud selle püsti tõusmisega. Aga läheb vaikselt mööda. Aga läheb vaikselt mööda, et ju siis on samm pikem. Ja no loomulikult olgu siis öeldud siin pealtvaatajatele ka see info, et võistlejad seal pöörde koha peal korraks kohvrid maha panevad, aga kõik nüüd nagu praegu siin Ahto selle kohvri maha pani, või selle raami, Saku raami, mis maha pani korra, siis see on ju lisatõsted ja tuleb mitu korda tegema maast tõsted, no 270 kilogrammi ikkagi mitu korda maast uuesti üles tõsta, siis tegelikult koormab see kõvasti jalga aga no kui su sõrm ei pea, no mis sa teed, et siin loomulikult peab olema jalg tugev, aga nagu näha, siis võistlejatel rihmasid ümber käe ei ole ja tegelikult enne kõike ikkagi siin ka sõrme tugevust mõõdetakse. Nii, väga võrdsed lähevad siin. No nii. Ätimees ja Tanelil läks nüüd selle ketta peale natuke aega. Tanel hooletult viskas selle raami maha ja ketas põrkas raskust natuke kergemaks. Lihtsalt ebaõnn. Et ise peab paika tagasi panema ja nüüd, jälle uuesti, aga nüüd enam pole vahet, et sooritus on tehtud. Jonnakas ketas seal. Jah. Nii mees ei ole ise ka rahul. Jaanis Krumits 24-52 ja läheb napilt siis Mattiase ette. Jälle väga võrdsed lähevad siis Tanel Toom ja Ervin Toots. No nii, Taavi siin omavahelises ehituses, nüüd oli nüüd saab jälle Ervin ette natukene. Nüüd saab Ervin ette Refi kantimise, Taavi napilt võitis, aga nüüd Ervin enam ei halasta, et siit tuleb kindel võit siis. Mees kindlasti tagus rusika vastu rinda, seal võistlejate telgi all ütles, et siit tuleb alavõit minule ja praegu igal juhul näitas ka Ervin, et 18-57 ainuke mees, kes alla 20 sekundi selle soorituse tegi, et selles alas oli tema vaieldamatult parim. Nii, liigume edasi järgmise ala juurde, milleks on siis meremehe kõnd. Raskuseks on 330 kilomeetrit. No see on siuke korralik raskus, 330 kilogrammi ja tundub, et praegu siin... Et kõndimisest naisi kaugel mehed jooksevad. Jah, lausa Richard Sobant praegu noor mees
ei saa öelda, et mehel kogemusi ei ole või ütleme ju, et nii noor mees, et ei suuda veel või ei oska hirmu tunda, et paneb igal juhul semisetanti see raskus, selle tõstan kõik ära ja 40 meetrit ja 330 kilogrammi turjal, et see on niisugune paras katsumus, kui meremehe raami tihtipeale kantakse 20 meetrit, siis praegu Richards teeb silt küll kõva. Väga hea tulemuse, 29-89. Ma arvan, et see on väga tõsine aeg saab olema. No ütleme nii, et täna võib juhtuda selline olukord, kus võib-olla pooled mehed ei saa üldse tulemust kirjagi, et kui siiamaani Ahto Milder, kes on väga hästi võistelnud, jah, jääbki distants lõpetamata. Jah, ja saab kirja hoopis 29 meetrit ja 85 sentimeetrit, kui Richards jooksis 29,89 sekundiga selle ala, nii et no nii on, et kui võistle aja peale ei jõua, siis lähevad kirja siis sentimeetrid. Igal juhul Mattias praegu alustab ka väga hästi. Läheb tasakaalust välja. Mattias, kes on kõige kergem mees täna siin võistlustules, väga hästi võistleb praegu seda meremehe raami kandmist. Ütleksin, et Kaido Kuusik rahulikult tuleb ja läheb rahulikult mööda. Oh jaa, aga Kaido on ikkagi suurema kogemuspagasiga ja massiga. Ja keskkoht on ka Kaidole oluliselt jämedam, et igal juhul ühe otsa tuleb Mattias väga hästi, et kas nüüd seda jõudu ja rammu jagub ka sinna teise distantsi poole peale. Vist ei jagu, et mees puhkab väga pikalt seal, aga selle ajaga on juba Kaido jõuab finishisse. Jah, aga ikkagi tegelikult on Mattias teinud väga korraliku soonituse, on näha ka, kus Mattias võitleb ja siin vahepeal jalg vajub läbi, et no 330 kilogrammi mingil hetkel on see raskus ju ühe jala peal lausa tegelikult võistlejal. Aga no ütleme nii, et Richards, lätlane, noor vägilane on teinud ikka nii kõva aja ette, et sellel võistluspaaril on siin raske seda lüüa ja Kaido Kuusik teeb ajaks siis 55-66. Ja Mattiasel jääb siis kirja meetrit siis 30-95. No jõudis siis meetri kaugemale kui Ahto. Võib-olla teadis, kus on märk maas, et tõstis üle. No jah, et võib ka nii, aga nüüd näeme siis, kuidas lõunanaaber Janis Krumins on pannud lausa 2 vööd endale kere ümber. Ei tea, milleks see teine vöö seal on, et hingata ei saaks. No võib-olla siis sportlane mõtleb, et hoiab kesk osa paremini trimmis, et ei vaju see selja keskosa läbi nii palju, et ei oska öelda, kas sellest ka nüüd abi on nii palju. Võib-olla hoopis, nagu sa ütlesidki, probleem just selles, et vajutab hapniku kinni ja see korralikult hingata ja võib-olla teeb hoopis kahju endale sellega rohkem. No, võib-olla 40 meetrit on nii kiiresti läbib, et ei olegi vaja hingata või hingetõmbega. No jah, 20 meetrit kindlasti oleks võib-olla tugevamatel meestel selle, võtad korra kopst õhku täis, jooksed 20 meetrit ära ja siis hingad 2 korda ja tuled tagasi. No aga praegu siin juba... Praegu päris nii ei ole see asi tundub. Aga praegu Jaanis siin on võitlemas ja ta on neid raske on. No need tõsteid seal teinud juba päris 5-6 korda seda, lisaks kandmisele mees jälle tõstab selle raskuse maast turjale ja 330 kiloga kükis tõusmine on raskem kui sellega samm teha. No jah, ütleme nii, et ei taha mõelda praegu, milline piimhappe mehe reielihastes sees on, et igal juhul Janis Krumins saab 1.08.72 tulemusega soorituse lõpuni ja 1.15 oli kontrollaeg, et siis täpselt mahtus veel sinna aja sisse. No jah, et läks hästi. Kuid Tanel Kuusemaal siis jääb kirja distants 32 meetrit ja 85 sentimeetrit. Tõstis jälle 1 meetri kaugemale kui eelmine võistleja. Jah, no nii, Jõgeva Jõmm võistlusel siis juba tavaks saanud 2 korda Taavi Toom ja Ervin Toots vaheline duell. No nii, praegu siin Ervin on pannud ennast kohe esimese distantsi poole peal maksma. On saanud edu. Kohvrites hästi jooksed, siis tõenäoliselt ka meremees jooksed hästi. Tihtipeale nii on. Aga Ervin läheb kindla peale, et tundub, et väga ei kiirusta. Läheb kindla peale tegema ja... Riskida ei ole vaja enam. Riskida ei ole vaja, kindla peale ära teha, väga mõistlik. Nii, et nüüd Taavile ette ei kõnni siin ja Taavi tuleb ka kindla peale, nii et mehed rapsima ei läinud. Ervin võtab esikoha siis 26-88 ja Taavi kusjuures jääb 3. alles. Ja on veel siis 1 ja viimane ala,
mis on ka kõige raskem vist, seal on siis Apolloni kangi tõstmine ja selleks raskuseks on 235 kilo. Ja loomulikult korrad on pannud selle viimaseks alaks ka veel selle, et oled teinud kõva tööpäeva ära, 4 ala ära ja siis lähed 235 kilogrammise Apollon kangiga kordusi tõstma. Jah, Mattias Viljamaale jäigi see liiga raskeks, tema siit tulemuskirja ei saanud. Ahto Milder on juba 3 kirjas. Ilusas tehnikaga vaikselt tõstab. Jah, ei ole viimane ala, ei ole mõtet mingit vigastust endale teha ja täpselt tuleb nii, kuidas tuleb. Ja võistleja on võtnud siis endaga ketsid jalast ära, et eks siis ju iga sentimeeter loeb, et kui ikka natukene see kangikene kõrgemal seal on, siis pisut lihtsam teda tõsta on, et kui seda sügavalt tõsta. Ma siin vaadata, Ahto Milder on üks kergemaid võistlejaid, siis kõikidel aladel ta tegelikult tehniliselt teeb väga ilusasti, nii auto vedamises kui seal rehvi kantimises ja nüüd vaatan seda jõutõmmet ka, siis see on nagu väga ilus klassikaline jõutõmme, puusad on madalamalt, selg on ilusti sirge, surub jalgadega. Ja hoiab ilusti asendi lõpuni ka. Jah, et ei tee mingit kraanat või mingit kõvera seljaga tõsteid ja täpselt nii palju kui jõuan ja väga ilusa tehnikaga tegelikult. Ja väga stabiilselt võistleb ja lihtsalt et infok veel siis, et Ahto Milder siis päästeametnikuna igapäevaselt töötab, et tegelikult on ainult hea meel tõdeda, et meil sellised tugevad mehed päästeametis töötavad. Richard Buzinskis ja Kaido Kuusik siin siis. Richard, kes meremehest tegi super tulemuse. Ja tõusis kohe päris mitu kohta. Aga kui ma just rääkisin Ahto Milderi tehnikast, siis Richard pikem mees on nagu raske, ei suuda nagu selja asendit kuidagi hoida. Ja on kohe näha, et selg on kumer. Vot sellist asja tegelikult ei tohiks. Siuke maamehe tehnika. Jah, et emotsiooniga tõstad, aga tegelikult selliselt võibki tulla siis kergesti trauma. Kui küsitakse, et kas rammumeeste traumasid on, vaat kui nii tõsta, siis tulebki see trauma. No mingi raskuse pealt võib ta tulla, jah. Aga peaks nagu ikka püüdma jah, et see selgi ei tohiks kõveraks minna, et püüa teda sirge hoida, kui sul 235 on käe otsas. Jah, lihtne on meil siin kommenteerida ja rääkida, aga mees vähemalt, ütleme nii, et teistpidi võib vaadata Richardsit sellise külje alt, et mehel siis on, et ta võitleb. Et mees võitleb ja tegelikult rammumehe alal on üks oluline eelis, et sul oleks seda sisu, nagu öeldakse, ja võitlusvaimu, et sa järgi annaks. Kõrval Kaido Kuusik stabiilselt töötab ja on jõutõstmises võistelnud ja talle peaks ikka just nagu jõutõmme nagu väga hästi sobima. Ja tegelikult need rammumehed ju mitmetel aladel võistlevad, et on hästi mitmekülgsed ja rammumees ise ka pakub hästi mitmekülgset tõstmist. Kaido Kuusik pani tulemuseks siis 10 kordust ja see on siis see, mis on vaja nagu üle teha. Nii et tegelikult lihtsaks ei teinud järgmistele meestele, et kui sa tahad selles alas võitu saada, siis tee rohkem kui 10 kordust. Et väga korralik, Kaido ütles, nagu sa rääkisid, Kaido on jõudesse taustaga ja siin mees näitas ka, et on... Võib teha küll tõmmet. Jah, et igati vääriline tulemus, et 235 kilogrammi 10 kordust, no proovige järgi teha. No seda need Ervin ja Taavi siin proovivad. Üritavadki. Ervini tempo oli alguses väga hea. Tundub, et nagu tal varu on ja püüab sinna aja sisse niimoodi ilusti ära mahtuda, et see 10 kordust ka sinna mahuks. Silmanurgas kontrollib Taavit ka, vaatab, et Taavi puhkab pikalt, siis võib ise ka puhata. Ja tegelikult on ju Ervinil ette teada, et 10 kordust on tehtud ja piisab, et kui teeb 11 kordust. Ja, siis võib puhata juba. Ja Taavi siin saab põlle peale ära ja siis lohistab sealt natukene ülespoole, et... Taavi lepib 7 kordusega ja Ervinile 11 kordust tagab talle võidu. 2 võitu, et kas nii ka jätkub? Aitäh, jätkub kindlasti. Täna oli tegelikult väga raske, sest täpselt nädal tagasi tulin Leedult suuret võistlusest ja keha ei ole veel ära taastunud. Et täna iga kohta andis tunda, et paar ala näiteks rehvi kanti meil läinud ka nii hästi, nagu ma oleks tahtnud, aga tuli ära siis. Nii alavõit kui ka üldvõit siis läheb Ervin Tootsile ja Kaido Kuusik siis sai sellelt alalt teise koha ja tõstis ennast üldkohal 3. Ja Taavi Toom, Paide mees, viib siis hõbemedali Kesk-Eestisse. Nii et igati korralik ja tubli võistlus. Kohtume siis teiega, kallid televaatajad, juba järgmisel laupäeval. Tulge ikka kaasa elama ja aitäh vaatamast. Kohtumiseni.